Tere ka minu poolt. Olen Daniel Vain Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutusest ja tõepoolest räägin siis eelmise aasta voorude kogemustest siis tänase päeva vaatest, tänase siis konverentsi teema vaatest. Esmalt natuke taustast, et kokku siis oktoobri lõpus avasime 19 erinevat taotlusvooru, nende hulgas siis 17 piirkondlikku taotlusvooru ehk 15 maakonda, 2 linna, Tallinn ja Tartu, aga ka ühe lisa taotlusvooru, mis omakorda jagunes 4 erineva eelarve jaotise vahel, siis suured kortermajad, sinna siis sobivad majad Tallinnas alates 200 korterist ja ülejäänud Eestis siis alates 100 korterist. Naabruskonnapõhine eelarvejaotis, räägin sellest ka kohe lähemalt, siis tehaseline rekonstrueerimine, muinsus- ja miljöökortermajade eelarvejaotis, aga Ida-Virumaal ka siis eraldi siis õiglase ülemineku fondi taotlusvoor. Tänaseks on kokku laekunud ligi 450 taotlust ja miks ma ütlen laekunud, endiselt on taotlusvoore siis veel avatud, mis tõttu tasapisi taotlusi on juurde tulemas. Ja nüüd naabruskonnapõhine rekonstrueerimine, et nagu Lauri ennevalt ütles, me võib-olla täna kordame oma ettekannetes asju üle, aga selline on siis toetuse tingimuste kohane naabruskonna põhine lähenemine. Ehk siin peab olema siis seotud ruumiliselt vähemalt 2 korterelamut, kes on projekteerimistööd tellinud ühiselt ja tellivad siis ühiselt ka rekonstrueerimistööd. Nüüd need ühistud, kes ei ole projekteerimistööd siis ette tellinud, neil on võimalus esitada ka projekteerimis- ja ehitustöö ühine hankimine ja ka nende jaoks on siis see tingimus sobilik, aga see võtmesõna on siis ruumiline seotus ja ühine tööde hankimine. Naabruskonna rekonstrueerimise selline positiivne mõju, nende tööde kavandamisel kindlasti kogukonna liikmete kaasamine, et seda sisulist eesmärki saavutada. Seal on siis ühistu liikmetel selline suurem osalusvõimalus. Visuaalselt korda tehtud kortermajad, mida siis on ühe naabruskonna või piirkonna põhiselt, siis ta on kindlasti atraktiivsem piirkonnana, mis tõttu ka seal kinnisvara väärtus võiks potentsiaalselt olla suurem. Rekonstrueerimistöö mõju on võib-olla lühiajalisem, et jah, ta on selles lühiajalises mõttes, ta on intensiivsem, aga jällegi teisest küljest võrrelduna siis olukorraga, kus nii-öelda eraldi tehes hooneid korda, siis jällegi see ongi lühiajalisem ja mõju selle võrra võiks olla potentsiaalselt väiksem. Ja juba hinnavõidust tegelikult on ka varasemalt räägitud, et ka see on siis üks selline positiivne pool sellest. Nüüd selle sisuline eesmärk naabruskonnapõhisel rekonstrueerimisel on ikkagi parandada siis tegelikult tervet elukeskkonda ja teha seda siis läbimõeldult ja terviklahendust silmas pidades. Et see annab ka võimaluse suuremat funktsionaalsust ühistu liikmetele tagada ehk sellist ühist ala kavandades mänguväljakuid, välimööblit, haljasalasid, et selliselt seda elukeskkonda üldiselt parandades. Ja kuidas siis naabruskonnapõhine selline taotlemine välja nägi? Toetuse tingimused näevad ette, et iga naabruskonnapõhises projektis osalev ühistu esitab ikkagi oma taotluse eraldi, kuid esimesena esitataval taotlusel kajastatakse siis ka ülejäänud projektis osalevate ühistute andmed.
Ja seda siis selleks, et nagu me teame, siis taotlusvooru menetlemine oli selle esitamise aja põhiselt, mistõttu selleks, et kõik naabruskonnapõhises rekonstrueerimise osalevad ühistud saaksid ka selle õiguse toetusele, näevad toetuse andmise tingimused ette, et see esimesena esitatava taotluse aeg kantakse üle siis ka kõikidele ühes projektis osalevatele ühistutele. Oluline koht seejuures on, et siis osaleda sellises rekonstrueerimise vormis, see peab olema otsustatud üldkoosoleku poolt, sobib ka tegelikult siis korteriühistu juhatuse otsus selleks, aga tähtis on, et see oleks ikkagi läbimõeldud ja kaalutud otsus. Projekti kulu abikõlblik on vaid juhul, kui siis lõpuni lähevad selles rekonstrueerimises vähemalt 2 korteriühistut või kortermaja. Kui selles on algselt rohkem osalisi, siis võib juhtuda, et kui keegi selle protsessi vältel loobub, siis see sobib senikaua, kuni vähemalt siis rekonstrueeritakse kokkuvõttes ikkagi 2 kortermaja. Ja kuidas siis taotlusvooruga läks? Et rõõm on tõdeda, et tegelikult huvi naabruskonnapõhiselt rekonstrueerida on väga suur. Esitati kokku siis 24 erinevat naabruskonna piirkonda, nende hulgas on siis 53 korterelamut, aga piiratud eelarve olukorras siis toetada oli neist võimalik 14 erinevat piirkonda, nende hulgas 33 korterelamut. Enamik nendest naabruskonna projektidest on siis 2 korterelamu põhised, mõned on ka 3 korterelamuga, aga 1 ka siis 4 korterelamuna. Ja millised on sellised õpikohad või selline järelvaatamine, siis enam sellist ebaselgust tekitas meie vaatest siis mitmeti tõlgendatavus näiteks projekteerimistööde ühine tellimine. Et olukorras, kus projekteerimine tellitakse koos ehitustööga, see on täiesti selge ja arusaadav, seal mingisuguseid mitmeti tõlgendatavusi ei ole, aga see, kus siis ühistud on enne taotluse esitamist projekteerimistöö ära tellinud ja ära teinud, siis seal oli neid erinevaid variante päris mitmeid, et kas siia sobib, kui tehniline konsultant on üks, kes siis on kõrvuti asetsevate hoonete projekteerimistöö tellinud või oli ka näiteid, kus olid erinevad konsultandid, aga hooned asetsesid kõrvuti, projekteerimistöö oli näiteks tellitud samal päeval. Et see on kindlasti koht, mis võib-olla vajaks täpsustamist. Samuti võib-olla sellise mõttelaadi juurutamine, et mis see ikkagi see sisuline eesmärk sellisel puhul on, et see ei ole lihtsalt siis kõrvuti asetsevate hoonete selline üheaegne kordategemine, vaid ikkagi sellise terviklahenduse tagamine, mistõttu siis ka tänane üritus on väga tänuväärne, et sellist teadmist edasi viia. Ja mis veel välja võiks tuua, väga olulisel kohal on see selline ühine projektijuht selle naabruskonnapõhisel rekonstrueerimisel. Et see võib olla ühistujuht, võib olla ühistu liige, võib olla ka tegelikult kohaliku omavalitsuse esindaja, aga võib ka olla konsultant, ei pea olema see tehniline konsultant, aga kindlasti keegi, kes siis seda ideoloogiat võiks kanda ja edasi anda siis ka ühistu liikmetele ja sütitada neid ja olla see kaasa tõmbaja. Ja teine võib-olla selline uuenduslik vaade, millest siis võib eelmise aasta taotlusvoorust rääkides välja tuua, tekkis siis võimalus toetuse saajatel volitada rekonstrueerimistööde ostumenetlusi läbi viima ettevõtluse innovatsiooni sihtasutust. See on puhtalt selline tehniline menetlus riigihangete registris, et see osa jääb kõik või on jäänud endiseks, et toetuse saaja ikkagi ise on see, kes siis sõlmib lepingu edukaks osutunud pakkujaga. Puhtalt see selline tehniline tugi, kes
võiks läbi registris menetluse, teeks läbi hindamise ja teha seda siis ostumenetluse tingimuste kohaselt. Ja miks seda võiks siis kaaluda kasutada? See põhjus seisneb selles, et toetuse saaja ehk korteriühistu ega ka tehniline konsultant ei ole oma igapäevases töös üldjuhul vähemalt professionaalne hankija. Ja kuna need tingimused ostumenetluse läbiviimiseks on üsna keerukad, mitmetahulised, siis praktikas on ilmnenud, et seal esineb eksimusi ja tuleb oste uuesti teha või ka hullemal juhul on siis ka võimalikud tagasinõuded. Aga selle riski paremaks haldamiseks ongi võimalus siis kasutada professionaalse hankija abi. See on toetuse ajal tasuta. Ja tegelikult juhul, kui võib-olla siis ka meie hankeeksperdi eksimuse tõttu peaks mõni siis hankes olema mingisugune eksitus ja seetõttu potentsiaalselt ka tagasinõue, siis sellises olukorras seda korteriühistule edasi ei tehta, et sellega ühistu vastu ei minda. Ja jällegi aga vaadates tagasi, siis rõõm on tõdeda, et suhteliselt lühikese sellise etteteatamise ajaga see võimalus tekkis ikkagi eelmise aasta suvel toetuse määrusesse, siis ligi 80 korteriühistut oma taotluse esitamisel sellise volituse andsid. Ligi 40 korteriühistut oli siis selliseid, kellel oli võimalik ka toetus eraldada. Tänaseks hetkeks on peaaegu kõik need ostud kas siis avaldatud, on hindamisel või ka juba lõppenud. Ja kasutades siis selliseid reklaamiminuteid saan samamoodi üles kutsuda, et kui on täna korteriühistud, kes kavandavad rekonstrueerimist, siis miks ka mitte kaaluda seda tehes naabruskonna põhisena. Samuti kui miks ka mitte kaaluda siis seda professionaalse hankija abi kasutamist ja veel kõige parem on siis, kui neid tegevusi teha koos, ehk kui on naabruskonna põhine rekonstrueerimine, siis seda professionaalse hankija abi kasutamine. Et mida suurem see naabruskonna põhine rekonstrueerimise osalejate arv on, seda suurem on ka siis ostudes läbiviidavad riskid, et need osalisi on ju rohkem, mistõttu see abi oleks täitsa kasulik. Ja kindlasti on huvi suur teada saada, millal siis järgmine taotlusvoor võiks avaneda. Mul teile täna kahjuks kindlat vastust ei ole, et Kliimaministeeriumis on toetuse määrus, muudatused on töös ja meil tõenäoliselt jääks see kuskile suve keskpaika või teise poolde. Varasemaga võrreldes on etteteatamise aeg pikem, et kui siiamaani see oli 6 aega, siis nüüd on ta vähemalt 2 kuud. Teada on ka see, et ehitustehnilised tingimused ei muutu, ehk see osa on nii nagu varasemalt. Muudatused võivad tulla siis seoses toetuse osakaaluga, seda osa vaadatakse üle ja samuti siis ka taotluste menetlemisel puhul siis ei saa enam selleks määravaks see taotluse esitamise aeg, vaid pigem siis muud hindamise alused, näiteks tarnitud energia. Minu poolt on kõik.